menetlemiseks. Ma ei tea, kui palju teid on juba näinud seda, aga kindlasti märkasite, et kõige lihtsam on saada ülevaadet, et mis taotlused mul on olemas, siis on menetleja ehk kutseandja kasutajatöö laud. Siin on see hästi kompaktne ülevaade, milliseid taotlusi, mis olekus, milliseid taotlusi mul on. Ja kui te lähete näiteks siia numbri peale või siis nimetuse peale, need on nii-öelda kiirlingid, mis viivad taotluste vaatesse, kus on rakendatud just see filter. Hetkel mind huvitab kutse taotlemise taotlused ja esitatud, sest ma tahan menetleda. Nii. Avan nimekirja, hetkel mul on ainult 4 taotlust. Siin ma näen, et kes on taotleja, ehk taotleja on see isik, kellele taotletakse kutse. Et kui taotlus lõpeb, siis kutse omanikuks on see, kes on taotleja. Nüüd sisestaja võib olla kas taotleja ise, nagu siin on näha, või siis sisestaja võib olla keegi teine. Ja sellest osast me räägime hiljem, kui me räägime taotluse sisestaja kohta. Nii, nüüd vaatame, kuidas käib taotluse menetlemine. Mul on siin paar taotlust, mida ma soovin näidata teile. Kohe avan. Kutsetaotlused ja siis ma soovin näha menetlusel olevad taotlused. Ma natukene tahaks näidata teile, kuidas näeb, mille poolest erinevad need taotlused, kui on lubatud arveldamine ja kui ei ole lubatud arveldamine. Nii, esimene taotlus, kus arveldamine ei ole lubatud. Siin on kenasti näha, et siin on neid menetlemise nuppe natukene vähem. Taotlus on juba võetud menetlusele ja siin ma näen, et saan sisestada tegelikus tasu, kutse tasu ja siis saan kohe luua tunnistuse mustandi. Nüüd, kui tegemist on arveldamisega, menetlusega, siin on nuppe rohkem. Kõigepealt ma pean sisestama tegeliku tasu. Ja siis siin tekib võimalus saata raamatupidajale. Ja hetkel me tegelemegi selle taotlusega, mis on arveldamisega. Aga selleks ma tahaks võtta uus taotlus, mis ei ole veel menetlusele käinud. Ütleme niimoodi, et on esitatud. Võtan AEG taotluse. Ja eelkõige, mis ma saan siin teha, siis kas vaatan kohe kiiresti üle ja siis leian, siin on tegelikult vaja parandada ja suunan taotluse tagasi parandamisele. Ja siin minult küsitakse kommentaari, et mida taotleja peaks parandama ja siis saadan. Taotleja loomulikult saab teavituse ja siis teab, mida selle taotlusega peab tegema. Täiendab ja esitab uuesti. Nüüd, kui kõik minu poolt üle vaadatud on ja on korras, siis ma alustan menetlust. Ja kui ma olen menetluse alustanud, siis mind ehk siseloginud kasutaja, mind määratakse selle taotluse vastutajaks, menetluse eest vastutajaks. Vastutajat ma saan muuta ja vastutajaks ma saan panna kedagi minu kutseandja kasutajate nimekirjast, kedagi. Nii, antud juhul ma tahan ise menetleda ja siis vaatan taotluse üle, vaatan, millised materjalid siin on lisatud ja siin saan need alla laadida. Alla laetakse need arhiveeritud failis, kõik ühes failis. Saan ise lisada faile. Faile saab lisada samamoodi, nagu just vaatasime taotluse juures, et saab valida kategooria, saab valida kas fail, link või siis tekst ja lisada faili. Ja nagu siin te näete, siin on ka tehtud taotluse PDF
ehk taotluse esitamise hetkel loodud PDF-fail. Kui teie lisate faili juurde, kui te siin parandate andmed taotluse juures ja siis te soovite uut PDF-i, siis on siin PDF-i nupukene, mis loeb selle taotluse hetke seisuga PDF-i, kus on juba muudetud andmed sees. Nii, mida ma veel siin saan teha ja mida ma pean tegema? Vahet ei ole, kas tegemist on arveldusega või arvelduseta menetlemisega, siis ma pean igal juhul sisestama tegeliku tasu. Tegelik tasu on see, mis nagu reaalselt kulub tasumisele selle kutse eest. Siin taotleja ja ka menetleja näeb orienteeruvat maksumust, see, mis oli kutse juures välja toodud, aga siin ma saan sisestada reaalset summat ja siis ütleme niimoodi, et natukene soodustust oli ja siis ütleme, et selline summa tuli. Määran tasu ja niipea, kui ma olen selle määranud, siis siin vaates ma näen, et maksumus juba reaalne maksumus on siin. Seda ma saan muuta senikaua, kuni mul taotlus ei ole saadetud raamatupidajale. Nii, vaatame raamatupidajale saatmise võimalus. Nupp saada raamatupidajale avaneb võimalus, kus ma saan sisestada raamatupidajale mingi teksti, et palun arved ja mingi kommentaari panen ka ja siin on välja toodud ka e-posti aadressid, millele ma saadan need andmed. Kuidas need andmed välja näevad? Kohe näitan. Kõigepealt ma saadan ära seda, aga need andmed saadetakse, need taotluse andmed, mis on siin arveldamise info, et maksumus, arvesaaja, taotleja ja siis maksja. Ja siis, kui oli tarneandmed tasulised, siis ka see info. Ehk kõik läheb Excel-failina ja siis te saate seal juba sealt info võtta ja panna arvele ja saata taotlejale. Nüüd, info läks raamatupidajale, tema väljastas arved, siis te saate raamatupidajalt tagasisidet, et kas arve on makstud ja siis, kui arve on makstud, nagu te näete, siin ta hetkel taotlus on ootab tasumist, kui arve on makstud, siis vajutate nupule, et märgi tasutuks. Makstuks. Siin võib ka kirjutada ka midagi, kui soovite. Ja siin see tähendab seda, et kui arve on makstud, kui tegemist oli arveldamisega, menetlusega, arvele minevad andmed olid saadetud raamatupidajale ja te märkisid, et on taotlus, tähendab arve on makstud, siis tekkis võimalus luua tunnistuse mustandid. Nii, teengi tunnistuse mustandi. Küsitakse igaks juhuks üle, et kas on korras, ütlen, et jah. Ja nüüd avaneb tunnistuse mustandi loomise vaade, mis on teile juba tuttav. See on väga sarnane sellele, mis on tunnistuse käsitsi lisamisel. Ainuke asi, mida ei saa muuta, on taotluse andmed. Taotlejad kohe kindlasti ei saa muuta ja ei saa muuta tüüpi, kas tunnistus, kutsetunnistus või osakutsetunnistus. Küll aga saab muuta näiteks, kui taotleja ei sooritas eksami näiteks osaliselt, siis siit saab vahetada kutset, mida ta sai. Ta võib saada nagu näiteks madalama taseme, sama kutset madalama taseme. Nii, määrame keele, paneme väljastamise kuupäeva, paneme kehtivuse lõppu, määrame allkirjastaja ja siis need tahteavaldused tulevad taotluse pealt. Saame neid samamoodi muuta. Ja kui kõik andmed on sisestatud, siis kindlasti salvestame. Nüüd, kui tunnistuse mustand on juba loodud, siis mul tekib võimalus seda tunnistuse mustandit muuta. Lähen tagasi. Muudan näiteks muudan, et ei soovi avalikust pabertunnistust.
või siis tegelikult ei soovi hoopis avaldada tunnistust ja siis salvestan andmed. Samuti mind viiakse taotluse vaatesse, kus ma saan kinnitada, et sellega on korras, ma saan edastada registrile tunnistuse mustandi ja see nupp viib mind kutsetaotluste nimekirja vaatesse ehk kutsete sisestamise vaatesse, kus mul on terve nimekiri sisestatud kutseid ja need võivad olla kas taotluse pealt tulnud, siis on nende juures taotluse number või siis on käsitsi sisestatud. Ja edaspidi kõik käib nii, nagu teil on käsitsi sisestatud tunnistuste korral ehk saate kinnitada taotlusi ja suunata registrile. Mida siin soovitakse jälgida see, et kui teil on mingi konkreetne grupp, mis lõpetab näiteks eksami, siis soovitaks korjata kõik taotluse mustandid, tunnistuse mustandid siin ja alles siis edastada registrile, kui need on kõik siin korjatud. Nii, nüüd aga liigume taotluse juurde tagasi ja ma näitan seda kohta, mida ma lubasin teile näidata. See on taotluse sisene suhtlus. Kuna mina hetkel olen menetleja, siin ma saan kirjutada taotlejale mingid sõnumid, näiteks kirjutan mõne sõnumi siia, võib kirjutada näiteks eksami ajaks on pakutud need kuupäevad, eksam toimub seal ja seal, kas teile sobib ja saadan. Kui ma saadan selle siis taotleja ehk see kasutaja, kes on sisestanud taotluse, tema sai teavituse e-posti aadressile. Ja tema saab tulla süsteemi, vaadata, aha, mul on sõnum ja saab vastata siia sellele sõnumile. Üks hetk ma korra simuleerin seda menetleja vaadet. Et siis saab reaalselt nagu vaadata, kuidas ta välja näeb, kui vastatakse sellele sõnumile. Et senikaua, kuni ta ei ole vastanud, näete, siin on silmaikoon koos selgitusega, et on lugemata sõnum. Nii, kohe. Nii, taotleja vastas. Nagu te näete, ilmus taotleja info siia ja samamoodi menetleja ehk menetluse eest vastutaja sai oma e-mailile sõnumi, et teavituse, et teil on sõnum selle taotlusega seoses, palun minge vaatage seda. Ja see suhtlus on näha taotluse juures senikaua, kuni taotlus lõpetatakse. Aga palun arvestada sellega, et seda suhtlust näevad kõik kasutajad, kõik taotlusega seotud osapooled, need kasutajad, kes on taotluse osapooled ja need on taotluse sisestaja, taotleja ja siis menetleja ja siis registri administraator.